No nii, tere tulemast vaatama Annikar Open 2025 teist ringi, taga 9. Mina Markus Saarepuu ja minuga Mikk Lõts. Nii et tervitused meie poolt ja hakkame vaatama, mis siin täna toimub. Ja esimesena on meil siis liiderpoolis Roland Kõur. Esimene ring mängis -11 ja nüüd pool ringi siis mängiti -3. Ja teisena Mauri Villmann. Esimese ringi mängis -7 ja hetkel poolega siis on mänginud 3 alla ehk siis kogu skoor 10. Ja kolmandal on Mattias Villata, et mängis -2 esimese poole. Ja nüüd Rasmus Metsamaa, Team Heatland, kokku -8 ja hetkel esi9 2 alla. Ja rajale number 10 me suundume. 88 meetrit, par 3, Õuna ja Rado, nagu paljud seda tunnevad, et mängitakse peamiselt lihtsalt mingisuguse kõrge tagantkäe haiseriga sinna greenile ja tahetakse see ketas võimalikult korvi lähedale saada. Et siin on uuendus on see, et OB on nüüd suhteliselt ümber kogu selle ala, et muidu oli varem oli ainult seal tagapool minu meelest. Ja täitsa huvitav oleks vaadata, et siukse tuulega hetkel tundub, et tuul tuleb natuke äkki sealt vasakult poolt või mis sa arvad, Mikk? Võib-olla küll siit praegu seda korvilippu ei näe, et tavaliselt on siin selline vastutuul, aga no praegu näha ka, siis tuul selle kettagi korralikult mängib, et algul hakkab maha suruma ja siis hakkab tassima. Et see mängijatele ka kindlasti palju väljakutseid esitab, aga Rolandil tundus päris soliidne ava, et muidugi selliste tuuleoludega, ega siin kaugemale kui 5 meetrit väga maanduda ei tahakski. Ja, et tegelikult võrdlemisi lihtne radad on ja ei taha endale jätta siukest meeletust tuulesputti, et aga siukse, on suht huvitav, et mõtled küll, et ei viska esimesena ja ilmselt näed teiste pealt tuult, aga kui see ketas seal 2-3 korda üles-alla käib, siis ei olegi enam nii nagu lihtne seda tuult lugeda teise viske pealt. Ja Mauri teeb siin hea viskaga. See muidugi tiiala pealt täpselt ei saa aru, et tihtipeale tiiala pealt vaatad, et jumal hea vise ja siis on tegelikult hoopis, ma ei tea, 7 pikk või 6 lühike, et natukene see petab sealt, et tunduvad siiamaani head visked, aga eks need Rolandil ka ju tegelikult tundus väga hea vise, aga ikkagi siuke 7 meetrit küll puttida. Võib-olla isegi ringi äär ma ütleks selle kohta, et aga Roland on endale üsna siukse tuulevaikse ilma tellinud, et peab nüüd siin kiirelt kotti panema ja edasi minema. Aga ma just tahtsin lisada ka, et nende tuulemomentide ärakasutamine tihtipeale lõpeb sellega, et üritad kiirelt ära panna ja siis oled hoopis selle võrra rohkem pahane enda peale, et ei leidnud täpselt seda fookust ja panid poole keskendumisega selle putti. Jah, et kui palju tegelikult meil endal seda olukorda on olnud, kus nagu ootad seda tuulevaikust, siis võib-olla ei ole veel valmis putti, mees tuleb tuulevaikus ja siis mõtled, paned ruttu ära, aga paned kuskile mingisuguse plönni alarauda, et see on päris ebamugav tunne, aga Rasmuselt ilus putt ja Mattiaselt siin samamoodi natukene madalaks jääb, kuigi tegelikult tema oli väga keskendunud. Ja, või tegelikult kui vaadata praegu meil siin skoore, siis ikkagi see tuul teeb väga palju raskemaks, et arvestades, et tegu on ikkagi põhimõtteliselt täiesti top mängijatega, et nagu eelnevalt sai mainitud, et -10 võiks olla siuke hea ring, et siis on back nine'il ikkagi kõvasti seda rohelist vaja skoorida siin veel. Jaa, et see tõesti, muidugi seal lõpupoole rajad lihtsamaks lähevad selles suhtes, see pole probleem. Ja üks võib-olla lihtsamate killast rada ongi siis siin 11, et 133 meetrise par 4-ga on tegu ja mängib täpselt samasuguselt nagu pro-rajal, lihtsalt ühe võrra on par siis kõrgem. Et see kindlasti muudab mingil määral ka mängijate mänguplaani, et võib-olla ei minda kohe tiiala pealt korvi alla, vaid sobib ka kuskil siin, kus praegu troon on, et viskad lihtsalt siia platsi peale ja mängite pöördiks. Kindlasti Eagle oleks hea boonus. Ma ei tea, kas meil korra statistikat piiluda saame, kas siit Eagle'it ka võeti. Ja ei ole võetud, on ju. Aga terve hunnik pöördisid ja ikkagi skooritav rada. Ja mis sina arvad, kas läheb keegi seda pooleks ka mängima või pigem mängitakse seda nii, nagu mängid prood? Mina ise mängisin seda täpselt nii, nagu mängiks pro-rada, et ma ei hakanud, sellepärast, et on par 4, ma ei hakanud teda nagu teisiti kohtlema. Et ma ikkagi mõtlesin, et see mängib samamoodi sama viset, tegelikult sama rada, et ma ei usu, et keegi seda väga poolitab, sellepärast, et ega siin ei taha jätta tegelikult teiseks viskeks sellist nagu reaalset lähenemisviset, et
võid ju mängida eestkäega sinna, ütleme 50 peale, aga sul ei jää sealt niivõrd lihtne see lähenemine, et green on ka siuke, et sealt võid rollida ja sealt tekkida, et pigem ma arvan, et mõistlikum on see, et sa lähed ikkagi tegema seda viset, mida sa oled ka pro-rajal harjunud ja heal päeval saad iiglit proovida ja võib-olla kehvemal päeval siis päästad oma parri, aga ei võida selle pooleks mängimisega siin liiga palju. Rasmuse vise oli nüüd ilmselt OB, sellepärast, et see läks kõrgele, oksad võtsid maha ja lükkas tublisti sinna vasakule poole. Et Rolandil tegelikult täitsa hea vise keskele, et sealt ei ole niisugust palju majandamist, et võib-olla saab uuesti jump putida tegelikult. Ja sa võid suht rahuliku südamega selle kätte lihtsalt sirgu visata, isegi kui ta läheb üle, siis ei ole sellest nagu mingit probleemi. Villata nüüd viskab väga kõrgele ja tegelikult see on siin kindlasti üks paha viga, mida teha, et mida kõrgemale sa viskad, seda rohkem on kohe ka OB mängus, et mingil hetkel see ketas hakkab feidima ja mida kõrgemal ta on, seda varem ta ka feidima hakkab, et ma nüüd ei näinud praegu, kus see Villata ketas maandus, aga see kõrgus oli natukene kurja kuulutav. Jah, väga suure tõenäosusega ta samamoodi seal OB-s on, aga eks ootame ja vaatame. Ja Maurisit viskab nüüd tegelikult, tuula päris kõva, aga viskab suhteliselt... nüüd Rasmus ikkagi oli OB-s, et ju siis oli natuke küsimus üleval, aga... Jah, aga Maurilt see vise veel, et ta viskas natukene ikkagi selle liiga paremale, et sealt kuuse okstest see vise põhimõtteliselt kunagi läbi ei lähe, et... Ja see tegelikult näitas ka, et see pooleks, Mauri ei läinud seda küll pooleks mängima, aga enam-vähem seal kuskil 50-60 peal oli ja seal lähenemine ei jäänud üldse nii lihtne ja otseselt täitsa õnnestunud viskaks seda ilmselt Mauri puhul lugeda ei saanud. Ja Roilku lihtsalt tegelikult jumala kummaline mõelda, et tegelikult mingi 30 meetrit korvini, aga nii raske vise selle tuule tõttu, ja siin Roilku nüüd ennast siukse 7-8 peale ka jätab ilmselt, et ei olnud mugav lähenemine. Eks see on äärmiselt keeruline, sest et nii kui sa selle putteriga maandud seal 3 peal, siis siin see green on libe ja slope on selline, et sinna alla ta liigub, et need võivad väga lihtsalt sinna alla minema skipata, aga tundub, et Villot oli ikkagi ilusti safe ja saab siit võib-olla kõige lihtsama pöördi äkki isegi kätte. Jaa, see võiks olla küll siuke pigem hea mõte, et ei lähe sealt jälle katsetama, vaid viskad lihtsalt alla, võtad pöördi, näed, et teised natuke siin mauravad, et ja Rasmusel siit ilmselt Pougi tulekul on, et parri ta kahjuks päästa ei suutnud, sai lähenemisel suht halva puukiki ja Mauril nüüd pöördi võimalus on. Ja tuul ikkagi korralikult siin keerutab ja ei ole see 6-7 pealt see putt ka siin midagi lihtsalt. Aga samas on hea, et ta putib allamäge ja taganttuult, et taganttuul surub seda putterit natuke rohkem maha ja nagu näha oli, siis sinna alarauda ta selle surus, aga ilusti napilt üle ta läks. Nüüd läheb asi päris käest ära, et siin vaatame, et nii Korv kui Roland püsti jäävad pärast sellist puhangut. Päris karm. Nüüd on küll see koht, kus peab ootama ja kõik need 30 sekundit ära kasutama, et natukenegi rahulikum hetk leida ja see tuleb ja Roland. Aga jah, pigem ütleme seda, ma ütleks, et rahulikumat hetke ei tunda, aga Roilku ilmselt tundis, et on piisavalt keskendunud, et seda putti korvi põhja sokutada. Aga nüüd on tal pikem putt ja kehvem tuul, et... See on nüüd selles mõttes, ui. See on karm, jah. See on lihtne juhtum ja nüüd on nii paha olukord, kus sa oled tegelikult taga 9 peal ja ütleme nii, et sa oled just 3 meetrit lühema putti eksinud, et see ei ole kindlasti mõnus, et seda putti minna panema. Aga Roland siin vastupidist tõestab, et ikkagi vist oli 9 pealt lihtsam kui ennem 7 pealt. Kiire on see Pougi tulema, midagi ei öelda. Et tegelikult Roland ju justkui tegi kõik õigesti, aga üks natukene veidi liiga vasakule putt, mis siis roll-away'ga lõppes ja kohe stroogid juures. Ja jõuame nüüd siuksele hästi lühikesele rajale, 63 meetrit rada on number 12. Par 3 mängib sellist siukest korralikult pööravat tagantkäe viset. Tean ka, et eestkäe roller on play, aga tagantkäega tuleb midagi stabiilselt lihtsalt üles visata vaikselt rahulikult ja siis ta on suure tõenäosusel korvi lähedal. Tegelikult ongi täitsa huvitav, et mis liine siin mängima hakatakse, et nagu näha, siis Mauril on eestkäe vise, aga kust kohast, kas ta tahab minna paremalt eestkäega või? Päris põnev liin jällegi seda kunagi. Kusjuures ma ei ole ka näinud seda, aga tundus täiesti ideaalne. Ja nüüd Villota valib natuke sellise
traditsioonilisema liini, et ta läheb niisugust tagant ka hästi pehmet põksu panema, et see 63 meetrit ja niisuguse kõrge haiseriga on üsna pehme visega, nüüd Villat tuleb kohe väga kitsalt. Tundub, et vist läbi pääses, aga visata lihtsalt 3%-ga tagurit. no see kirjeldab seda rada päris hästi, et no tõesti põhimõtteliselt olematu jõuga vise on vaja teha, et see on keerulisem, kui see tundub, et kui sa pead sinna viskesse nagu nii pehmelt seda jõudu sättima, et siis on ta teinekord kõvasti keerulisem kui täie jõuga viskamine. Aga Rasmus tundub, et läks täitsa õigelt kõrguselt ja laiuselt, et nüüd sõltub, kui palju see tuul seda ketast kandma hakkas, aga ta võiks olla päris hea putil. Jah, aga tundub, et praegu on üsna rahulikud need olud, et tuul on ka natuke vaibunud. Rolko vaatas, et jalad ilusti õigesti oleks ja teeb siit. Roland minu arust valdab sellised viskid päris hästi. Ja, need on ühed tema, ma ütleks, leivanumbrid võib-olla. Jah, nüüd on ikkagi Villat all jäi raivi sinna puudesse kinni ja leiab varru tuleb siit võtta. Noh, siin ka näha ju, mis vaatad? Need ilmselt on pea mõtteid täis selleks ajaks juba, et 16 korvi on kannatatud. Et sul siis endal ring eriti hästi ei läinud? Tead nii ammu näegi, mäletagi täpselt, kuidas ta läks, aga eks ta üsna kehva võitu oli. Pigem miinust või? Ei tea, ainult raske ring oli. Ei ole oluline. Ja Rasmuselt ülihea putt, väga hästi mängitud pördi, et noh, ma ütleks, et see ongi täpselt nii, nagu seda rada mängima pealt. Ja. Rolkul. Väga hästi lahendatud. Õige, ma olin Kurakiniga veel puulis ja siin Kurakin tuli hingeliselt kaasa elas Rolandile. Tuleb elada. Täpselt nii. Aga ei, meil oli tookord punt hea ja oli vahva, et see ongi peamine. Väga õige, discgolf tuleb nautida. Mäng on teisejärguline, et peaasi punt on hea. Range. Ta on nagu praegu pärg. Ta on lahjab. Ongi 12 rada mängitud ja päris head pördid saime siit kirja. Ja nüüd, kui oled discgolfi armastav noor, siis Tartus on discgolfi grupitreeningud just sulle. Et mis me teeme? Me vaatame tehnikaid, mängime ägedaid sportmänge. Sealt trennist saad kindlasti endale uusi sõpru, sul on ägedad treenerid ja see discgolfi oskus tuleb tegelikult päris kiiresti. Et kui sul on huvi, siis kindlasti uuri ja tule trenni. Ja 13. rada, par 363 meetrit, et siis sarnane pro-raja layoutile, aga tiiala siis üks 10-15 meetrit lähemal. Ja muidu kõik muud elemendid sama, esimene see tunnel on natukene lihtsamini läbitav. Et siin ka igasugu erinevaid playsid on nähtud, et mäletan juba mainitud Erki Kurakin siin demonstreeris, ma mäletan, mis ta viskas enam tagurpidi Anvilit mingi vasaku käega või kuidagi. Kas ta Sony ei viskanud seda vasaku? Kas ta viskas äkki Sony oda või? Ei, ta ei olnud oda, see oli kuidagi mingisuguse, nagu mitte hamber, aga mingi selja peale maha ja skipama ja tegelikult nagu toimis isegi. Sest tal vist esimene ise oli potentsiaalse ärakadumisohuga ja siis pani provisionali. Jah, et provisional päris hästi välja tuli ja sellist kaart või kettaga ma jällegi varem näinud. Aga õnneks leiti kettas ülesse ja võttis ikka puugi. Jah, Erki on loov noormees. Erki on hea poiss. Nii, aga see on, tegelikult see on ka kindlasti üks lihtsamatest radadest, et üsna selline labane eestkäe haiser ta tegelikult on. Aga sa pead ikkagi ta tabama selles mõttes enam-vähem õigel orientiiril, et sa ei viska teda liiga korvile peale, sest et maapind sealt alt ära kaob ja siis ketas kaob sinna korvist just paremale. Samas ei saa visata ka liiga sirgeks, et tuleb ikkagi kõrgused ja jõud ja asjad paika saada. Minu meelest ongi nagu nende labaste radadega on see, et mõtled, et viskad lihtsalt suva haiseri, võib-olla keskendud veits vähem, siis kas nagu commitid vähem või commitid üle selle viske ja lõpuks oledki mingisugusel 63 meetris rajal, oled kuskil 16 peal ja putid võib-olla mäest alla, putid mööda ja siis pead kuskilt 9 pealt tagasi tulema parri jaoks. Aga siit väga hea putt Rolkuts, et siuke 10 poole pealt, et ei olnud kindlasti lihtne, et siin ikkagi korralikult alla mäge ja tühjus peaaegu seal taga vaatas. Rasmus korraks väikse reseti teeb. Kas see oli kasulik? Ja tasub end ära.
et tuleb vahepeal võtta oma aeg, et kui kas midagi häirib või tuul on kõvem, et siis korraks niisugune väike restart endale ja putile teha, et võib väga hästi mõjuda. ja Mauri nüüd ka siin järjekordset pöördit putib. Ja tundub tegelikult, et on enam-vähem mugav asend leidnud ja ei tohiks olla midagi liiga rasket ja täpselt nii on ka, et ja kas nüüd tuleb siis meil teine Starframe, kui Mattias Villata selle siit sisse putib? Mauri on omal ringi hästi käima saanud, et tegelikult on 13 rajaga 7 alla, et jaa, see on see, mida otsime. Ja see on see kiirus või enam niisugune pace, mida sa hoidma pead, kui sa tahad siin mängus püsida. Et tagumiste poiste skoore ei tea, aga usutavasti on siin ikkagi häid ringe kokku pandud ja tulebki teine birdie frame siis. Väga hästi mängitud. Ja rada number 14, 82 meetrit par 3, saare rada, millel siis kõik peale saart on hasard. Ideaalis mängitakse sedasama käppi siin, kust droon läbi lendab 2 puu vahelt. Mängitakse nii eestkäe kui tagantkäega, tegelikult vahet ei ole, lihtsalt on vaja saada siia saarele endale see birdie võimalus anda, et tihtipeale on see, et kui saarelt mööda viskad, siis see eksimus tuleb sellest, kas tabad siin ees mingid puud või oled kuskil siis, ma ei tea, jääb lihtsalt kuidagi kehvasti rolli või mis iganes, aga see ilmselt maksab sulle kohe 2 viset. Ja Mauri teeb siit see on täiesti ideaalne, et see hull sais ja vaatame, et kas teised suudavad seda siis jäljendada. Ja siit Rasmus valib siis tagantkäe-joone, et ma ei tea, minu arust ka suht pooleks ja jookseb, et päris palju eestkätt kui päris palju tagantkätt näeb, et sellist ühte kindlat favoriti siin pole, aga nüüd Rasmus saab küll niisuguse ebaõnneliku kännupõrke sealt, et lööb kette täiesti teises suunas. Jah, et seda ei tea, kas ta nüüd safe'i jäi. Ja loodetavasti nii hullust ei läinud, aga eks näis. Ja Roland samamoodi tagantkäega, ilmselt väikse niisuguse haiseriga peale mängib. See on nüüd päris kõrge ja siin on samuti see ja see on kindlasti väljas. Et siin selle jällegi kõrgusega on see, et kui sa siin rajal kõrgeks viskad, siis suure tõenäosusega see korvi alla ei jõua, sest et ketas jõuab hakata feidima, aga siin ideaalis see vise võiks olla siuke, et ta on üsna siuke laser sinna korvi peale, et ta ei jõua nagu päriselt feidima hakata, kuna vise peab olema siuke sirge. Ja et ta jõuaks, ma ütleks seda, et ideaalne on see, kui ta jõuab umbes mingisugune, ma ei tea, 7-6 meetrit enne korvi maha ja siis sealt natukene hüppab ülespoole, aga Villatat väga ilus ise puud ei natuke tagasi ka ja täiesti korvi alt on. Ja. Siin see saare eksimus on nagu väga kehva eksimus selles mõttes, et sa kohe kaotad kõikidele ikkagi sisuliselt vähemalt viske. No ma ütleks jah, et pigem 2. Et siin Rasmusel vedas ta saare peale, aga muidugi parr ei ole ka päris see, mida siit ilmselt nüüd taga ajada. Oi, oleks see vaid parr. Ja. Siin ei ole midagi öelda selles suhtes, lihtsalt ilmselt oli tal täpselt siuke koht, kus oli post paljas kettidest ja kahjuks selle paugi ta siit vastu peab võtma. Ja 2 paugit, 2 pöördit, pigem isegi keeruliselt see rada möödas, aga äkki 15 läheb lihtsamalt. Tegu siis par 3-ga, 62 meetrit pikk. Tiiala natuke nihutatud ettepoole. Jällegi siuke rada, kus sul valikuid on palju, eestkäsi, tagantkäsi ka mängitakse oda päris palju. Et siin mitmekesine värk. Jah, et odasse rääksid, mina mängin ka siin näiteks oda. Et lihtsalt ongi see, et oda jääb sinna nagu kõrgele viskad ja ta lihtsalt jääb suht sinna samma kohale. Et see on minu meelest siuke väga hea play siin, aga samamoodi näiteks nagu Mauri viskab hetkel eest käega sinna ülemise platoo peale ja kui lihtsalt puudest ilusti läbi mahtus, siis ta on arvatavasti seal korvi all. Ja eest käega on lihtne siin nagu ka, kui natukene kõrgele viskad, et siis need kettad selle hoobe tihtipeale üles leiavad ja et peab tabama selle kõrguse hästi, et nüüd Villata natuke keerab, no mitte päris ei keera üle, aga viskab natuke laialt ja tundub, et ei jäänud sellega noormees rahule. Jah, oli natuke kuulda siukest frustratsioonist tekitatud plaksu, et tegelikult täiesti arusaadav, rada on 62 meetrit ja nagu niimoodi laiaks eksida suhteliselt keskele ka veel, et oleks kuskil edasi ääre pool olnud,
ei oleks ilmselt hullu olnud, aga jah, et keskele ta jäi ja pördi võimalus suures pildis ei ole. Aga kõik siit eest käega viskavad. Kas Rolku saab ka ennast sinna korvi juurde? Tundus päris hea ise. Villatal nüüd vähemalt 20 meetrit on siit minna. Tundub, et läheb rannima. Ja see on ilusa joonega. Oi, kui napilt läheb. Lubas päris hästi. See oli tõesti tegelikult väga-väga ilus putt oli. Et nii, ja Mauri siit ka nüüd saab seda pördeit proovida. Suht hästi läks tal läbi isegi, ma arvasin, et see jääb nagu kinni kuskil, aga ei jääb. Aga üllatavalt pikaks, et ikkagi ringist välja, et see 2 putt. Oi, läheb mööda, et seal tegelikult on ka OB kiiresti vastu tulemas, aga hästi hetkel jah, ei hakanud kuidagi ajuma, et seal tegelikult Maurist 5 meetrit umbes ja otsin alla poole, seal on dokid näha, et tegelikult täitsa OB potentsiaal on olemas. No, aga saab siit parri ilma suuremate probleemideta kätte. Ja just, hea comebacker. Rolandil siin vist birdie putt, päris asjalik avadrive. Jaa, väga ilusti. Ja saab selle ilusti kätte. Ja Rolkul hetkel 4 alla parri 15 rajaga, et ka pole selline pigem ütleks, et on selline kesine natukene. Jah, aga siin on veel nii-öelda lihtsaid radu põhimõtteliselt lõpuni on ikkagi kõik võetavad rajad, et annab seda asja natuke parandada. Ja nüüd räägime teile Disc Golf Express Patreonist, ehk siis kui liitud ja toetad, siis need sisu enne kui teised. Osaled ägedatel loosimistel, näiteks eratrennid, kettad ja oled kursis, mis järgmiseks. Seega, kui sind huvitab kodumaine kraam ja tahad need videosid tuleks, siis ole hea toeta ja kindlasti see sisu on seda vaatamist väärt. Nüüd rada number 16, par 3, 106 meetrit. Mäest alla mängib, vahepeal on natuke nõgu, et aga jällegi ütleks, et pigem mängib mis on 85 meetrit. Yeah. Et ta on ikkagi võrdlemisi lühike rada ja tegelikult tahab kas eestkäega otse peale viset või tagantkäega otse peale viset, vahet ei ole. Lihtsalt oleks oluline, et sinna kuidagi greenile saaks. Et eriti just see, et ei puutuks seda paremat äärt väga, et kui paremat äärt näpid ilmselt oled vasakul kuskil suht sügaval sees. Aga Rasmus viskab siit ju täiesti puidikasse. Ja, vist andis Pitaudi tagasi. Vist jälle jopas natuke, aga jah tõesti Pitaudi eest natuke anti seda õnne tagasi. Resultaat on selline, mis see teeb. Ja Roland ka eestkäega siin läheb. Et tegelikult on tagantkäsi ka täiesti mängus olemas, aga see eestkäsi sobib siia paremini ja distants on piisavalt lühike, et siit ilmselt enamus mängijad kõik suudavad selle välja venitada. Jah, et ütleks seda, et ilmselt siin on jällegi see paremat poolt tuul ka, et miks võib-olla tagantkätt ei taha mängida, on see, et muidu hakkab lihtsalt feidima ja feidibki sinna kuskile 17. tiiala peale, et aga see tegelikult seda võiks öelda isegi, et see oli siuke ace run'i hõng oli seal, et natukene ei puudu, mitte palju. Kahest 2 bullseye hitid hetkel, et siin Mauril ja Mattiasel on korralikud demovisked ette pandud. Maurind viskab selle kohe madalaks ja siin põhimõtteliselt pole mingit varianti, et sealt skipaks, et korralik murukate on seal peal ja kettad sinna hästi kinni jäävad, et võib-olla kui mingi kiirem ketas oleks ja haisel nurgaga, siis ta ilmselt võib-olla skipaks, sest et hetkel on seal muru on suhteliselt lühike, aga haisel nurgaga, siis ta ilmselt skipab sinna paremale, kui üldse. Aga see ei ole ilmselgelt see play, mida Mauri tahtis, et läks madalale. Ja Villatal ka tegelikult ikkagi sinna vasakule see triivis ja päris huvitavast kohast ta nüüd ennast leiab. Ja nüüd nipsust on lihtsalt jälle korralik tuul tagasi, et siin on nüüd muidugi sellised väga suur lagendik on seal korvi taga, et sealt see tuul rajale jõuab ka hästi. See metsane osa oli natuke vaiksem, kus võib-olla puude ja erinevate asjade taha jäi see tuul natuke rohkem kinni, aga praegu ikkagi täitsa avatud põld on siin näha. Aga ilusa lähenemise Mattias tegi ja ilmselt parr on lihtne, aga Mauril nüüd võimalik siit vähe pikem putt sisse panna, et pördi võtta, kuigi see tuul on ikka päris kõva.
midagi lihtsalt ei ole, aga Mauri ka vaatab sõprade otsa ja küsib, et kaua võib, aga tundub, et siin praegu seda tuuleauku tekkimas ei ole. Äkki saab keegi minna tuulele ette seista? No, siin on tervet armeed ilmselt selle jaoks. Aga Mauri nüüd oma hetke leidis ja ei jää palju puudu sellest potist. Run oli täitsa okei. Jah. Ja võtab parri. Ja Rolku tõstab oma pördi sisse ilusti. Ja Rasmus läheb ka sinna seda pördit vormistama ja Mattias parri siit endale võtab. Ja Rasmus siis saab ilusti sisse tõsta siit bullseist, et ongi 2 rada jäänud veel. Ja esimesena ootab siis meid 17. ja par 4, 138 meetrit pikkust. Pigem ikkagi ka siuke lihtsam rada, et on kindlasti ka nii-öelda iigel võimalik siit võtta. Et kuna pikkus ei ole nüüd mingisugune ülemõistuse, siis sellel rajal peab jääma lihtsalt ilusti fairway peale ja ei tohi nagu väga varakult mingeid puid saada, et siis on see pördi üsna lihtne. Et siuke kõrge haiser nurk on vaja siin peale saada ja siis on väga hästi. Jah, siin, et iiglit proovida saaks, peab minema natukene kitsamalt ja siukse pehmelt haiserist nagu püsti tuleva viskega, et sinna laiaks ei taha kindlasti eksida. Aga tihtipeale, kui lähed seda kitsamaks viskama, siis võivad isegi need vasakpoolsed esimesed puud siin mängu tulla. Kui keegi mõtleb, miks ma seda tean, siis ilmselt sellel on oma põhjus, miks ma seda tean. Elukogemus. Ja kindlasti ja mitte hea kogemus. Aga see selleks, loodetavasti keegi siin neid puid ei taba. Ja vaatame, kuidas Rolku, ta viskab kindlasti midagi sinna, ma arvan, et ta viskab siukest mõnusa väikse flipiga ketast, et läheb. Ei oleks nüüd sinu moodi, jah? Ei, see minul läks veel varem. No, siin on näha need puud, millele ma pihta sain väga selgelt. Aga jällegi, tal vikkis sinna ilus sinna tee keskele, et see ei ole nagu nüüd maailma lõpp sealt ja on võimalik ikka pördit mängida. Jah, aga seal midagi lihtsalt ei ole, et põhimõtteliselt, ütleme 120 meetrit, par 4 on veel alles. 120, ma arvan, et ta ikka viskas hetkel 30 meetrit ära, et no, natuke lühem, aga selles suhtes, et sa ei tee nagu valet märkust, et ta peab ikka lõpus sinna suht hästi sisse feidima ka, et oleks lihtsalt sirgev ise, aga korralik heide sealt teha tuleb. Ja nüüd Villat, võib-olla isegi kõige parem liin. Ja ei teagi, mis sealt lõpus sai, et suht kõrgelt ja suht haiserist ta läks. Et eks tuleb oodata seda lõppresultaati. Vaatamegi, Roland ikkagi tegelikult selles suhtes on täitsa juba, ta ei pea, kuidas ma ütlen, on enam-vähem otsevaade, lihtsalt ketas peab lõpus hajuma kõvasti. Jah, ja see vise oli ju väga hea, et see oli väga hästi tabatud see kõrgus ja nurk, millega see ketas sinna nii-öelda greenile sisse hajuma hakkas. Villat on nüüd mis selle viimase kuuse tuka taga kinni veel. Ja see ei ole üldse mugav koht tegelikult seal. Ei ole jah, et ilmselt mingid taeva Anhaiser ja Haiser joonet siin ainult avanevad. Et Villat ka siin kõrgele vaatab praegu ja kas ta sealt suudab sinna greenile selle kette saata. Tundus päris hea vise. Jah. Ja siin on meil esimene siuke iigli võimalus. Ja, et täitsa jõuab. Vaatame, kui näljaselt Mauri seda rannima läheb. Tundub hea. Päris hea. Vaatame kohe ära, mida Rasmus teeb. Rasmus saab iigli. Kahjuks mitte, aga statistika kohaselt oli sellel ringil 3 iiglit siin eelviimasel rajal. Et ikkagi oli. Kahjuks meie pundist ühtegi siit ei tulnud. Ja kui vähe jääb puudu, et Rolku oleks sealt kesket või sealt algusest pördi võtnud. See oleks päris vägev pördi olnud, et arvestades esimest ebaõnnestunud viset, siis ikkagi oleks päris hea nii-öelda comeback olnud. Jah, aga Mauri võtab ilusti pördi ja Rasmus ilmselt ka. Ja olemas. Ja Mattias on ka korvi alla oma lähenemisega saanud, on ju. Ehk siis 1 par,
3 pöördit. Täitsa soliidne tulemus. Väga okei. Ja olemegi jõudnud viimasele rajale, number 18, par 3, 58 meetrit. Täpselt selline rada, nagu siit näete, lihtsalt sihuke otse ees korv, saare rada, ehk siis siin on see, et ei tohi väga kõvasti visata, väga nõrgalt ka, et tundub sihuke hästi lühike rada, aga väga-väga lihtsalt võib muutuda jällegi siukseks, et ei taba saart ja võtad oma OB4, et siinkohal tervitaks ka Maarjo Läänet, kes mängis MA3 divisionis ja viskas siin rajal topsi 1 viskega. Et päris kõva, pärast teist ringi 6. kohal. Nüüd Rasmus viskab liiga korvi peale, siis peab lootma, et see ketaks ka saarele maandub. See oli päris ohtlik ise, jah. Et ma olen sinuga nõus, siin tuleb ainult oodata ja loota. Ja ta on siuke pehme põks, et jälle ei ole nagu tegelikult kõige lihtsam ise, et ta peab olema siuke hästi touchy. Ja, nagu see. Läheb päris julgelt siin peale ja saab hästi hakkama. See on korvi all, jah. Ja Villota ka. Ilmselt siin on kõigil üsna sarnane see joon, et siin väga palju valikuvariante pole. Aga oli ka üks huvitav play sinu puulist. Keegi, kes ütles, et viskab 65 meetrit jump putti ja läks jump putiga siin seda rada lahendama, et mis see lõpptulemus oli, kas võttis lihtsa pördi? Ja üks puulis oli ka äkki üks tore härra, et tal tegelikult jump putt oli soliidne, aga siin rajal üsna enesekindlalt seda jump putti tegema läks, aga see kahjuks ei õnnestunud ja saarele ta ei jõudnud, et see ka peegeldab raja raskust kindlasti. Jah, et ega 58 meetrit jump puttida see seekord mitte. Ütleme nii, et ikkagi algul läheb ülesmäge ka, et siit jump putt on nagu pole kunagi varem näinud seda play'd, ilmselt ei näe ka rohkem. Ilmselt põhjusega. Aga Mattiselt ilus pördi. Rasmusel natukene madalaks, aga siit ilmselt need ülejäänud lahendavad siit samamoodi pördiga. Ja saamegi ringiga vaikselt ühele poole, et veel ilus 3 pördit siit lõppu ja ongi see päev läbi. Nii on. Sellega meil see ring number 2 lõpeb ja hetkel nagu näha, siis Hannes Kurn ja Mauri Villmann on esimesed. Tasub ära märkida äkki Martin Aul. Martin Aul vist ma ei kujuta, et 15 alla. 15 alla mängis rajal, et väga rets ringid tegelikult, et ta mängis esimese ringi +2 prool ja siis mängis ennast paljast top 5 selle ringiga, et väga head ringid. Ja meie täname vaatamast. Täname ja pead see kuulmise ja nägemiseni. Olge tublid. Tšau. Nägemist.